väga keeruline küsimus. Üldjoontes ma olen olnud ikka selle seisukohal, et Eestis ei ole vaja eraldi konstitutsiooni kohut. Ja minu meelest see mudel, mis meil on täna siin varsti juba 30 aastat toiminud, on ju ennast väga hästi õigustanud. Ja Eesti taolise väikese riigi jaoks hakata tegema eraldi konstitutsiooni kohut, see tähendab mitte ainult suurt rahalist väljaminekut, vaid pikemast perspektiivis nõuab siis ka mõtlemist selle peale, et me peame siis suutma mehitada 2 kõrgemat kohut. Et meil ei pruugi lihtsalt inimesi selle jaoks jätkuda ja teiseks mingit hädavajadust selliseks eraldi konstitutsiooni kohtuks ei ole. Küll aga olen ma olnud alati seda meelt, et me võiksime võib-olla võtta tõsisemale analüüsimisele meie põhiseaduslikus järelevalve menetlus. Et vaadata, et kas need kaebevormid, mis seal on täna sätestatud, kas need on piisavad, kas tuleks midagi juurde luua või midagi vähendada. Ja teine küsimus, mis mulle tundub ikkagi on aktuaalne ka Riigikohtu sees, mis minu meelest ei olnud 90 alguses väga selgelt hästi läbimõeldud, on see, et kuidas siiski korraldada nende põhiseaduse asjade läbivaatamine Riigikohtus. Meil praegu on ju see asi lahendatud niiviisi, et kõige tähtsamaid asju lahendab Riigikohtu üldkogu, lihtsamaid asju lahendab põhiseaduslikus järelevalve kolleegium, mis on roteeruv. See tähendab, et ta moodustatakse teiste alaliste kolleegiumite liikmetest teatud tähtajaks. Mis omakorda tähendab seda, et iseenesest Riigikohtus, kui me tahaksime Riigikohtusse edutada nüüd näiteks riigiõiguse spetsialisti, kes ongi mõeldud ja kutsutud sinna täitma seda Riigikohtu funktsiooni põhiseaduskohtuna, siis meil ei olegi nagu kodukolleegiumit, kuhu teda viia. Sest et ta peab olema kas kriminaalõiguse spetsialist, haldusõiguse või tsiviilõiguse spetsialist. Aga see ülesanne, mida Riigikohus peab selle kõrval ka täitma, mis on talle põhiseadusega pandud kohustus, olla põhiseaduskohus, selle jaoks nagu kodukolleegiumit ei olegi. Et see tekitab probleeme selles mõttes, et üks õigusaru, mis ei ole üldsegi mitte vähem olulisem kui teised, võib-olla isegi olulisem, riigiõigus, ei leiagi nagu sellist oma kolleegiumit, kuhu inimesi viia. Ja selles mõttes mulle tundub, et see roteeruv järelevalve kolleegium, selline ad hoc otsus, mis minu meelest sündis ikkagi suuresti juhuslikult 90-ndatel, kui seda 91. aastma kohtute seadus tehti, võib-olla ei olnud väga läbi mõeldud. Et seda küsimust minu arvates tasuks arutada, milline peab olema Riigikohtu roll põhiseadusasjade lahendamisel, selles mõttes, et kuidas seda seal korraldada. Et see põhiseaduslikkuse järelevalve, mis praegu mulle tundub ikkagi kipub jääma teiste kõrgema kohtufunktsioonide varju, oleks seal väärikalt esindatud. Aga see ei nõua üldse seda küsimust, see ei ole üldse see küsimus, et meil oleks vaja eraldi põhiseaduskohut. Ma arvan, et ei ole vaja. Et need probleemid on lahendatavad Riigikohtu baasil ja selle olemasoleva struktuuri raamides.